Kristjan Kaljurand, Raul Käsner, Estonian International, esimene ring noore Taani meespari vastu oli pikk ja põnev mäng. Kuidas teie vaade mängul on? Oli pikk ja põnev mäng ja algus muidugi oli natukene harjumatu tempokiirus võib-olla, et igapäevaselt me ei mängi nii kiires tempos. Aga ütleme esimese game'i teise poole pealt ja teise game'i alguses me nagu harjusime ära selle tempoga, juba hakkasime ise vaikselt mängu tulema. Mis teile teises game'is taktikaliselt selle muutuse tõi, et saite game'i võidu ja kolmanda game'i? No alguses oli šokk tegelikult. Et ikka väga kiirelt tuli see pall tagasi, et noh, Eestis sellist asja nagu ei saa jah, et aga mis muutuse tõi see, et noh, meil on mingid enda kokku lepitud asjad ja teises game'is, kui me harjusime tempoga, siis me saime hakata neid nagu kasutama ja need nagu toimisid. Et ma arvan, et see oli kindlasti üks koht, et noh, mingid kokku lepitud kombinatsioonid, mis meil on. Kas kodupubliku ees mängida on pigem kergem või raskem? Võib-olla mängu alguspoole oli raskem, aga lõpupoole oli kindlasti kergem ja üldises pildis on ikka kodupubliku ees alati toredam mängida. Mis teie lähiaja plaanid on? Järgmine nädalavahetus läheme Rootsi. On Rootsi sama kategooria turniir peaks olema, aga vist osalejate poolest on natuke tugevam, kui nad on Taanile lähemal. Ja siis ongi Eesti meistrivõistlused ja sealt on meil paar Saksa liiga mängu on ka veel tulemas. Ja eesmärk oleks Euroopa mängudele kvalifitseeruda, et kui nii võib välja öelda. Euroopa mängudele eesmärk kvalifitseeruda, aga Euroopa mängudel, kuidas näete, et mis teie võimalused võiksid olla? Hetkel ütleme eile avaldatud tabelit on võimalused head. Praegu oleme 14. nimekirjas. Et nüüd me siin Estonian Internationali kaotasime natuke punkte võrreldes eelmise aastaga, aga proovime kindlasti nüüd järgmine nädal Rootsis parema tulemusi teha. Aitäh ja kõik edu Rootsis!